käes järjekordne uus päev. Tanel tuleb mulle järgi ja siis me lähme vineeri tooma. Nagu nii täpselt jõudiski. Siin ta on! Kes need kõik küll üles viib? Kes need plaadid üles viib? Heigo. Viib. Saime vineeri veetud. Suur thanks Arnoldile ja Heigole, sest raske oli. Kahekesti oleks päris piinanud vedada. Et nüüd saame katma hakata. Vahetame autod ära, viime bussi ära, millega me tõime suured plaadid. Siis lähme sööma jälle. Mitte tervislikku toitu, aga me ei propageeri rämpsu, nii et ma toda ei filmi. Lähme vaatame, mis Reimo teeb. Kus käisid, Reimo? Pissil. Mis meil siin on? Kas tõesti Heigo tõi ära? Heigo tõigi talad ära. Väga tore. Hakkamegi siis lage panema. Või seda katust. 12 seconds later. Me ei hakka katust panema, sest meil on betoonipoldid puudu. Ei tea, kus need kadunud on. Kunagi võeti maha, siis pandi kuhugi ja enam ei tea. Ei ole olemas. Ma ei tea, mis me teeme siis. Ilmselt hakkame vineeri panema nagu lubatud. Juba mõned plaadid peal, nagu näha, päris kena. Teiselt poolt ka. Siuke. Et hakkab ilmet võtma juba. Paneme peale ka siia ära veel. Ja siis teeme esimese test run'i. Kast on räme raske, mis on mitte ainult positiivne. Negatiivne on see, et sa ei jõua seda liigutada paika. Aga kui ta paika läheb, siis ta jääb ka sinna. See on positiivne. Et ma arvan, järgmine klipp ongi test run. No nii, siin on valmis. Niivõrd kuivõrd. No pisi timmimist tahab veel, aga esimeseks testiks on ta valmis. Vaatame, kuidas vastu peab. Jumala hea. Meile tuli külaline. Vaba Sergo. Backflip check. Ma ei julge. Ära aja. Annan teha vastu. Ma ei julge, see on räigelt hirmus. Ma võin tõri seisu teha. Oota, ma ei julge sedagi. Aga tänaseks lõpetame ka. Sai täitsa palju veetud jälle kraami palju ja tegelikult lõigatud ja kruvitud ka. Ilmselt katime siit järgmisse päeva nüüd. Tšau! No nii, uus päev. Ei ole väga palju filmid täna. Mõtlesin, et näitan lihtsalt, mis on valmis saanud. Panime siia peale ära. Mõned lisaliigutused veel siin. Lihtsalt, et tugevam oleks. Siis Sergo käis külas ja ütles, et tehke rängalt mingeid kaste, lihtsalt kaste, mida liigutada saab. Tegime siis. Siin on 100. Siis oli 50
ja 30 ruutmeetrised, et siis ei lähe ümber ja on siuke stabiilne. Siis veel tegime ära, siia oli lihtsalt põhimõtteliselt ladumine, sest selle seina laius on 250 ja plaadi pikkus on täpselt sama. Ehk siis oli põhimõtteliselt viska ja kruvi. Kasutasime siia ära need ribad, mis jäid nendest üle. Kuna see oli 2, siis me lõikasime põhimõtteliselt need kogu aeg siit maha, jäid üle, siis me kasutasime need ära. Üles läheb ka siia, aga me ülemist praegu ei hakka panema, sest me ei tea täpselt, kuidas see katus siia peale tuleb, kui palju see serv on, kui palju ta peaks üle minema, et jätame selle praegu siia. Meil on täpselt mingi, see nurk jääb täpselt ette, jumal tüütu. Selle võtame siit maha. Pakkuge, mis aeg nüüd on? Asjade vedu! See lahti. Pane! Korra mõtlesin lõpuks, see lahti. Pane! Laiaks ole. Ei! See lahti. Nii, ega ta ümber ei lähe. Läheb küll. Ei lähe. Läheb küll. Mina lähen päriselt. Laiaks ole. Niimoodi või? Jah. Brussist ma ütlesin ju. Ma ei saada brussist. Siit oli palju parem. See ei ole kinnigi kuskilt. On nurgast. Nurk, 1. Ja siin on 1 kruvi. Okei, siin on 2, aga nad hüppas 2 meetrit siia poole. Testjooks tehtud, nüüd teeme sujuvamaks ka. Ma panen paar kruvi korda. Mõistlik. See on paelad kinni. Katse number 3. Siit saab veel midagi teha. Jah, jätka ranni. Siin on vaatad, kui neil kaart. Parkuur. Nii, kastid. Jälle kaste. Sest ma ütlesin, mulle kastid meeldivad ja need on nüüd madalamad. Kui muidu oli 100 kõrgus ja kuhugi vist tuli 90 veel, siis need on 70, need on vähe siis madalamad. Suht edukalt läheb. Igatahes siia tulevad talad. Praegu mõtleme, palju me paneme neid, et ideaalis võiks panna 5, jah. Aga ma ei tea, kas on vaja tegelikult. Äkki on turvaline. Vast ikka paneme 5, paneme ikka 5. Siis on pandud, siis teame, et kannab ja kõik on hea. Siis saavad huskid ka hüpata siia peale ilma muretsemata. Kuule, seleta ka, mis see husky tähendab. Ma ei mõtle, et me oleme koerte kooli. Husky on siis natuke kogukam inimene. Ei ole koera teema. A few moments later. Täna on räme edukas päev olnud. Saime lõpuks need talad siia. Oh jee! Lage või seda asja ei ole. Tuleb sebida midagi. Sai veel valmis see. Need. Ja peale. Need on hetkel ajutised. Lihtsalt sellepärast, et oleks võimalik kasutada. Tulevikus tulevad need suurema vahega ja toruga ühendatud. Aeg on siis lõpetada täna. Lõpetame selle vlogiga ära, selle osa. Jah, et ehitus läheb oodatust palju kiiremini. Et kui me samamoodi jätkame, siis aasta lõpuks saab valmis. Ei, tegelikult ma ise arvasin, et kuskil septembri lõpuks saab valmis, aga reaalselt tundub, et kui samamoodi jätkame, siis kui torud ka jõuavad, praegu on selle taga veits seisab, et kui need ka saab, siis
2 nädalaga vast on valmis juba. Torude need vennad vastasid ka, aga ma ei mäleta, mis nad vastasid. Minu arust oli midagi sihukest, et need on kokku pandud ja need jõuavad meieni kas 7 päevaga. Et siis see nädal ei jõua. No järgmise nädala lõpuks ma eeldaks. Ehk siis järgmise nädala... No, nädala lõpus siis saab vast paigaldada. Ja nädala lõpuks tuleb torud osta. Jah, tuleb arvutada, mitu meetrit läheb. Jõhkralt. Päris äge. Tule ma teen lõppu ühe klipi veel. No tee. Mitte kõige ilusam, aga sai väsinud ja sooja viitsi teha ju. Nautige timelapsi koristusest.